Tervist! Kui sa jälgid regulaarselt kõrge elukvaliteedi ja pikaealisusega seotud teadus- ja terviseuuringuid, no siis sa oled kindlasti minuga nõus, et viimaste aastate üheks superstaariks selles vallas on probiootikumid, ehk siis kui me räägime probiootikumist kui toidulisandist, siis kapslisse või pulbrisse peidetud bakterid või laiemalt mikroorganismid, mille eesmärk on toetada soolestiku mikrobiomi tasakaalu ning parandada seedimist ja immuunsüsteemi tööd ja tegelikult kogu tervist tervikuna. Ma ei hakka täna pikemalt rääkima, millist sageli üllatavalt positiivset mõju probiootikumide tarvitamine omab, aga ma mainin vaid ära, et muu hulgas parandab probiootikumide toidulisandina tarvitamine ennekõike ja eriti selgelt dementsusprobleemidega maadlevate inimeste puhul vaimset võimekust, alandab liiga kõrget vererõhku, aitab teist tüüpi diabeeti põdevatel inimestel või muidu kõrge veresuhkruga kimpus olevatel inimestel parandada glükeemilist kontrolli ja kaitseb organismi oksidatiivse stressi eest. Lisaks on meil muuhulgas andmeid selle kohta, et probiootikumid võivad teatud määral parandada lihastreeningu tulemusi. Ja selle kohta on mul tehtud ka eraldi video, mida sa saad vaadata jutukasti all oleva lingi kaudu. Muide, vaata see video praegu lõpuni, sest kuigi ma probiootikume just igati kiitsin, ei tähenda see tegelikult, et ma soovitan sul apteeki tõtata ja enesele kalli raha eest probiootilisi kapsleid osta. Tegelikult on olemas palju mõistlikum ja ka palju odavam viis probiootikumidega sõbraks saada ja selle ma toon välja video lõpupoole. Aga enne võtame jutuks tänase põhiteema ehk arvamuse, et kui sa tarvitad antibiootikume, siis tuleks nendega koos võtta toidulisandina ka probiootikume, et su soolestiku mikrobioom ehk siis soolestikus elavate bakterite ja teiste mikroorganismide kooslus ei saaks nii suurt lööki ja me teame hästi, et antibiootikumid teevad su soolestikus massiivset hävitustööd ja selleks, et mikrobiomi mitmekesisus taastuks kiiremini. Arvamus, et probiootikumist on sel eesmärgil kasu, on väga laialt levinud. Ja kui sa pead ette võtma antibiootikumi kuuri, siis on soovitus tarvitada ka probiootikume perearstide ja apteekrite poolt väga tavaline ja pigem reegel kui erand. Kui sa antud teemat guugeldad, siis jääb samuti mulje, et probiootikumide tarvitamine antibiootikumi kuuri ajal on vaata et kohustuslik. Aga vaatame siis, kas sellel soovituslikul on tegelikult ka teaduslikku alust. Võtame esmalt ette tippmeditsiini ajakirjas BMC Medicine aastal 2023 avaldatud teadusliku ülevaate ja metaanalüüsi, milles vaadeldi antud valdkonnas läbi viidud varasema 20 uuringu tulemusi ja pandi need nii-öelda kõrvuti, et saaks parema tervikpildi. Uurijad märgivad esmalt selleks, et selgitada, miks meil on pärast antibiootikumi kuuri üldse tarvis mikrobiomi taastada, et antibiootikumi kuur võib mõjutada soolestiku mikrobiomi negatiivselt nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt. Ehk siis lihtsamalt öeldes tappa maha suure koguse mikroorganisme ja tekitada sinu soolestikus olukorra, kus kasulikke baktereid hävitades võivad hakata vohama hoopis sellised bakteriliigid, mis on sulle ohtlikud. Ja samuti toovad nad esile, et ühekordse antibiootikumi kuuri korral taastub täiskasvanud inimese mikrobioom tavaliselt umbes 2 nädala jooksul. Aga kui kuuri korratakse, siis võib taastumine olla aeglasem. Taoliste analüüside puhul saadakse sageli mitmeti tõlgendatavaid tulemusi, mistõttu ollakse kokkuvõtetes väljaütlemistes harilikult ettevaatlikud, aga antud juhul ütlevad uurijad konkreetselt välja, et probiootikumide kasutamine antibiootikumi kuuri ajal mikrobiomi mitmekesisuse kaitseks ei ole antud väga põhjaliku uuringu tulemuste kohaselt mõistlik ja kasulik. Ja võtame siia kõrvale veel ühe mainekas teadusajakirjas Cell avaldatud teadustöö, milles analüüsiti, kuidas mõjutab siis seda sinu soolestiku mikrobiomi see, kui sa võtad probiootikume pärast
antibiootikumi kuuri. Ja selles uuringus leiti, et vastupidiselt laiad levinud arvamusele probiootikumid hoopis aeglustavad soolestiku mikrobiomi taastumist pärast antibiootikumi kuuri. Ja aeglustavad ja vähendavad ka sealsete mikroorganismide normaalse geeniekspressiooni mustrit, ehk siis eesti keeli öeldes geenide normaalset avaldumist. Jättes kõrvale selle, et inimesed ja olukorrad on väga erinevad, on antud valdkonna uurijate arvates probiootikumide olematul või isegi negatiivsel toimel kaks põhjust. Esiteks sisaldavad sellised toidulisandid ainult väga väheseid mikroorganismide liike. Samas kui inimese soolestikus on erinevaid liike tohutus koguses ja paljusid neist liikidest me võib-olla isegi veel ei tunne. Ja teiseks on toimiva soolestiku mikrobiomi kiire taastumise jaoks olulisemad mitte probiootikumid ise, vaid nende metaboliidid. Ehk siis sellised biokeemilised ühendid, mida bakterid meie soolestikus ainevahetuse käigus toodavad ja mis siis meie füüsilist ja vaimset tervist ja organismi normaalset toimimist mõjutavad. Selleks, et su soolestiku mikrobioom peaks haigustele ja võimaliku antibiootikumi kuuri toimele paremini vastu. Ja selleks, et see pärast antibiootikumide massiliste hävitustööd kiiremini taastuks, on tegelikult olemas väga lihtne ja toimiv meetod ja see on erinevate fermenteeritud toiduainete söömine. Kui sa jood iga päev keefiri ja sööd hapukapsast ja jogurtit, mis võiks muide kindlasti olla maitsestamata, näiteks söö seda koos marjadega, sest muidu nullib jogurtisse lisatud suhkur enamiku tervisekasust, ja sööd ka teisi fermenteeritud toiduaineid, siis saab sinu soolestik kätte täpselt need bakterid, mida sa vajad, ja lisaks ka juba valmis kujul bakterite poolt toodetud kasulikud ühendid ja kiudained, et selleks, et soolestikku jõudvad bakterid seal nälga ära ei sureks. Kui ma loetlesin selle video alguses erinevaid terviseplusse, mida probiootikumid pakuvad, siis on ka need oluliselt tugevamad juhul, kui sa saad kasulikud bakterid kätte kääritatud ja hapendatud toidu ja joogiga, mitte aga toidulisandiga. Seega, kui su arst või apteeker sulle järgmine kord ütleb, et sa pead lisaks antibiootikumidele ostma kalli raha eest ka probiootilisi kapsleid, siis ütle ei, aitäh. Ma tean, et sellel soovitusel puudub teaduspõhisus ja ma olen juba pikemat aega söönud iga päev fermenteeritud toiduaineid. Ja minu soolestiku mikrobioom on seetõttu tugevam ja taastub ka antibiootikumi kuurist palju kiiremini. Ja muide, tead, mis veel su soolestiku mikrobiomi tervemaks muudab? Üllatus, üllatus, loomulikult on see regulaarne aeroobne ja lihastreening. Nii et pane treeniriided selga, kimchi treenikotti, keefiri smuuti joogipudelisse ja jõusaalis näeme!